Need on Pipelife'i PVC väliskanalisatsiooni torud ja liitmikud. PVC väliskanalisatsiooni torusid on kaht tüüpi. PVC kompakttorud, mis on täisseinaga, mis tähendab, et toru sein on läbinisti ühtlase struktuuriga, ja PVC koekstorud, kus toru sein on kolmekihiline. Sisemine ja välimine kiht on kõva koorik PVC ja keskmine kiht on vahustatud PVC. PVC koekstoru on kaalult kergem tänu vahustatud vahekihile. Kuigi täisseinaga kompakttoru ja vahustatud vahekihiga koekstoru näevad üsna sarnased välja, siis väga lihtne on neil vahet teha standardi järgi, kuna nad vastavad erinevatele standarditele, mis on markeeritud ka toru peale. PVC kompakttoru vastab standardile EN 1401 ja PVC koekstoru vastab standardile EN 13476-2. PVC on väga jäik, kuid ka rabe materjal ja sellega tuleb arvestada ka paigaldusel. Jäikus on väga hea sellepärast, et PVC torudel on väga hea pikijäikus, mis andestab paigaldusel kaeviku põhja tekkinud kotid. Tänu heale pikijäikusele ei teki torustiku põhja kotte, mis reovee puhul lõpeksid ummistusega. Küll aga rabeduse puhul tuleb arvestada sellega, et toru paigalduse käigus ei vigastaks. Ja eriti madalamatel temperatuuridel on paigalduse käigus toru vigastamise oht suurem. Seda eriti koekstoru puhul, kus väline koorikkiht on õhem kui kompakttoru täissein. Kompakttoru sein on üleni jäik PVC, mis annab sellele ka oluliselt parema löögikindluse. PVC koekstorud on saadaval rõngasjäikusega SN4 ja SN8 ja PVC kompakttorud on saadaval rõngasjäikusega SN8. Mida suurem number, seda suurem jäikusklass, ehk siis SN8 on suurem jäikusklass kui SN4. Pipelife'i PVC kompakttorudel on eriline Surelock tihend, kus lisaks kummistihendile on tihendil ka plastrõngas, mis hoiab seda paigalduse käigus paigal. Kui torusid üksteise sisse objektil lükata, siis ei pruugi nad muffi minna täiesti sirgelt ja selliselt on oht, et paigalduse käigus lükatakse tihend paigast ära. Kui seda ei märka, tekib väga suur lekkeoht, mida märgatakse tõenäoliselt hiljem alles kaamera uuringu käigus ja siis tuleb see koht uuesti lahti kaevata. Tänu Surelock tihendile, kus plastrõngas hoiab tihendit paigal, on sellise probleemi tekkimise oht väga väike. Surelock tihend aitab selliseid olukordi vältida. Pipelife Compact PVC torudele on tehtud löögikatsed vastavalt standardile EN 1401 jahutatud torule, mille need torud on ka läbinud. Tänu sellele on toodetele peale markeeritud lumehelbekese märk, mis tähendab, et neid tooteid võib transportida ja ka paigaldada jahedamates tingimustes, mida Eestis tuleb tegelikult iga-aastaselt ette. Teatud aja möödudes võib PVC toru pind päikese valguse käes ära pleekida. Tegelikult ei mõjuta pleekimine toru füüsilisi omadusi, vaid mõjutab ainult selle välimust. Seega pleekinud toru ei pea kindlasti kartma. Me oleme oma tehases katsetanud 2 aastat päikese valguse käes seisnud toru ja teinud sellele kõik katsed, mida standard nõuab. Ja tegelikult on toru rõngasjäikus ajas isegi paremaks läinud ning muud omadused on kõik säilinud. Pipelife'i PVC väliskanalisatsiooni torustikud on isevoolsed, mis tähendab, et nende survetaluvus on 0,5 barri. Survetaluvus on tagatud kuni 2-kraadise painde all muffis, mis tähendab, et kui torud on omavahel muffis pööratud rohkem kui 2 kraadi, siis ei ole survetaluvus tagatud.